tere, head vaatajad! Tere ka minu poolt. Käes on täitsa mõnus selline suvine kevad, võiks öelda. Et on olnud päikest, nüüd on olnud ka vihma mõned päevad ja selle valguses olekski hea vaadata just uue saagile ja uue saagi hindadele nüüd otsa. Ja siin on olnud juttu, et oli USA raport meil tulemas ja ma arvan, et sellele infole, mis puudutab hindasid, just keskendumegi. Nii et Marge, põrand on sinu. Aitäh! Kui me nüüd vaatame, mis reedel siis 12. mai raport kaasa tõi, et esmakordselt siis prognoositi 23-24 saake ja turg seda väga ootas, siis vaatamegi järjest iga kultuurilõikes üle. Kui võtame siis nisu esimesena, siis tegelikult suuri muutusi siin ei ole võrreldes eelmise aastaga. Toodang on praktiliselt sama, mis aga väheneb, on tarbimine. Et seda me oleme ka oma saadetes rääkinud, et tarbimist ja nõudlust ikkagi prognoositakse vähem ja see on nüüd ka siin USA raportis sisse kirjutatud. Nii et iseenesest me jõuamegi selleni, et arvestades, et millised on laoseisud siis eksportivates riikides ja see läheb kõik tarbimisse, aga kuna tarbimine on vähem, siis enam-vähem laoseisud ka on sarnased, mis siis ka lõppeval hooajal. Ja oluline ongi siin võib-olla juurde vaadata nagu ka siis eksportivate riikide toodangut, et vähenemist nähakse küll Austraalias ja ka Venemaal võrreldes siis eelmise aastaga, kuid me peame silmas pidama, et on ikkagi suured laoseisud, millega me nüüd siia siis uude hooaega sisse sõidame ja eksportida on vaja siis nendest eksportivatest riikidest võrreldes eelmise aastaga meie hinnangutel kuskil sinna 16 miljonit tonni rohkem nisu kui võrreldes eelmise aastaga. Nii et see tegelikult annab kõik selle baasi, et tegelikult on vaja palju siin nüüd ütleme, et lähi 10 kuu jooksul, 8 kuu jooksul palju eksportida ja sellega võime öelda, et nisu hinnad on jätkuvalt surve all. Ja seda me tegelikult näeme ka graafikult, et nisu hind on ikkagi langustrendis. Peale seda, kui USA raport välja tuli, siis vaadati korraks just USA nisutoodangut ja korraks nagu hüppas nisu Matif üles, sest fondid vähendasid oma positsioone, ostsid futuure tagasi, väike kõikumine tekkis, kuid peale seda, kui vaadati numbreid nagu laiemalt, siis on nisu hind uuesti tagasi langusse, nii et me jätkuvalt saame öelda, et nisu hind on languskoridoris ja see kõikumine muidugi endiselt on olemas. Ja kui me vaatame Matifi hindades, siis tänane Matif on kuskil selline 239 ja langus põhi võiks olla selline 230 ja kõrgem tase seal 247, et sealt murdub ta tõenäoliselt jälle tagasi, nii et selline vaikne languskoridor on jätkuvalt jõus. Ja kui päevahindu vaadata, siis päevahindade osas on mul ka üks väike selline slaid siin ära toodud, kus me vaatan siis sööda, nisu ja odra keskmist hinda, kuna põllumees kasutab nii mõlemat ju, nii otra kui ka nisu, siis see seal kuskil 200 peal veidikene on ja aga samas, kui me vaatame nüüd neid saagi hindasid või saakide hindasid võrdlema õigemini, siis kui vaatame 22 saaki, siis ka see jätkuvalt on ikkagi kõrgemal kui viimased aastad tavapäraselt on olnud, kui see sõja-aasta siis välja jätta ja samamoodi, kui vaatame uut 23 hooaega, siis ka täna ikkagi on keskmine sööda, nisu ja odra hind ikkagi kõrgemal, kui oli ta varasematel aastatel. Nii et kui vaadata seda infot, mida sina, Marge, rääkisid ja kui vaadata neid hindade poolt, kus me täna asume, siis mina ka hetkel seda vaadates ei näe väga suurt lootust sellele, et hind nüüd peaks ikkagi hüppama üles, vähemalt põhjust ei näe. Aga äkki sa oskad öelda, kas on mõni selline põhjus, sest et ikkagi need Putini säutsud on devalveerunud, need ei mõjuta enam nii palju, et mis siis võiks olla see, mis ikkagi võiks hinda mõjutada ülesse poole, mida põllumees võiks nagu siis jälgida või oodata? Jah, sa ütlesid väga õigesti, et kui Putin midagi ütleb, siis turg korraks reageerib, turg läheb kiiresti üles, aga samas tuleb ta väga kiiresti alla, et need on ainult hetkeks. Ja mida rohkem neid säutse tuleb, et seda vähem nendele tähelepanu pööratakse. Et mis võib siis mõjutada näiteks nisu hinna üleseminekut või mis võiks põhjustada siis, et miks hind võiks üles minna. Et nüüd me ootame seda Ukraina koridori teemat, eks ole, et kuidas nüüd saade läheb eetrisse 18. See ongi viimane päev, leping lõpeb ära Ukraina koridori tähtajaga ja kas siis seda pikendatakse või ei pikendada, turul on ka väga palju spekulatsioone,
aga peab tõdema, et turg enam ei lase ennast mõjutada sellest nii väga, et ongi arvestatud, et tegelikult nagu vahet pole, kas seda pikendatakse või ei pikendata, sest Ukraina on saanud eksportida väga hästi. Selle osa viljast ta saab välja, mida on veel vaja eksportida mööda maad, nii et kas see koridor pikendatakse või ei pikendata, Ukrainat nii väga ei mõjuta. Ja teiselt poolt poliitiliselt võime ka mõelda niimoodi, et Ukrainale võib-olla sobibki, kui Venemaa ütleb, et ta ei soovi pikendada, sest siis paistab Venemaa jälle nagu halvas valgusest muu maailmale ja Venemaa seda jälle omakorda lubada nagu ei saa ühelt poolt, sest temal on vaja kindlasti kõvasti eksportida. Ja vaatasin just täna hommikul ka numbreid, et kui palju Venemaa ise on eksportinud, siis seda on 43 miljonit tonni. Me oleme prognoosinud, et Venemaa peab saama nisu välja kuskil selline 45-50 miljonit, ta ei suuda seda eksportida enne hooaega ja laoseisud Venemaal jäävad 20 miljonit. Nii et see koridor kokkuvõttes saame öelda, et ei pruugigi siin enam mõjutada, et võib-olla ootused turul olid siin mõned nädalad tagasi suuremad selles osas, et äkki siis midagi nagu hakkab juhtuma. Võimalik on ju ka see, et see koridor kui selline kaobki ära ja edasi toimub tavapärane eksport. Idee poolest. Ega kõik võib ka juhtuda ja osad kriitikud arvavadki niimoodi, et okei, et praegu ei pikendata koridori, läheb paar päeva mööda, ikka nagu pikendatakse, eks ole, et ja läheb elu edasi. Siin on oluline faktor ka Türgi ise, kellele see nii-öelda koridori jätkumine on ikkagi väga kasulik tegelikult ja viimane kord, kui see Venemaa ütles, et tema seda ei jätka, siis Türgi ütles ikkagi, et me jätkame, meil Venemaad selle jaoks vaja ei ole, et jätkata. Nii et vaatame, mis saab. Jah, täpselt. Ja kui me nüüd vaatame veel nisu hindadele otsa, et mis siis veel võiks mõjutada, et kui me vaatame siis just nüüd järgmisena USA ilma siia kõrvale, siis USA-s on olnud tõesti kuiv ja see on olnud ka üks selline märk, mida võib-olla on natukene kardetud, et kuidas moodi sealt USA-s siis tallivili areneb. Seal on kuskil 28% tallinisust heas või väga heas või heas olukorras. Iseenesest see protsent ei ole halvenenud, see on olnud ka siin varasemad nädalad samasugune, aga see on üldine number. Nüüd, kui me vaatame jälle USA-sse sisse, siis olulistes piirkondades, nagu näiteks Kansas, seal on ainult 10% taliviljast heas või väga heas olukorras ja see on väga selline kriitiline. Ja nüüd väga oluline on see, et kuidas moodi edasi areneb ilmastik USA-s ja kui me nüüd vaatame jälle siin ilmakaarti, siis need on ühtepidi nagu head uudised, et vihma lubatakse ja tulemas ongi siis piisavalt sademeid, mis on väga hea siis just suvinisule, mida USA praegu külvab ja ollakse kuskil poole peal külviga. Ja samamoodi väga oluline on see vihm siis maisile ja sojale, mida USA ka praegu külvab ja seal on väga head tingimused siis loodud just maisi ja soja külviks. Me oleme siin päris mitmes saates ka maisi vaatanud ja mais on tegelikult ka ju söödaviljade, söödanisu, söödaodra hinna mõjutaja, eriti siis, kui on teda palju või vähe. Et kuidas meil praegu maisi situatsioon on? Jah, et kui nüüd vaadata USA raporti numbrites maisi osas, siis siin me näeme küll, et see raport näitab selgesti, et ka maisi hind on suunatud langusele, et toodangut maisile prognoositakse lausa 70 miljonit tonni rohkem ja laojääk lausa siis 15,5 miljonit tonni rohkem kui selle hooaja lõpuks, mis tähendab siis, et hind maisile on igal juhul nagu allapoole noolega ja seda ka fondid näevad, et fondidel ongi väga suured positsioonid müüdud ka maisile, et nad samamoodi näevad, et maisi hind liigub allapoole, vähemalt siis turgudel. Ja kui me vaatame nüüd siis riikide lõikes, siis USA-s on oodata siis praktiliselt 39 miljonit tonni rohkem maisi ja tõesti seal on praegu väga head tingimused ja külvatakse ja on ka head tingimused kasvuks. Siis on oodata väga head saaki ka Lõuna-Ameerikast ja seda me oleme ka varem juba maininud, et ka Brasiiliast on selline väga hea 130 miljonine tonnine saak siis tulemas, mis ka on vaja siin just turule tuua, nii et maisi hind on samamoodi languses ja muidugi see mõjutab ka teravilja hindasid, eriti mõjutab see siis söödanisu ja ka odra hindasid, sellepärast et kellel on vaja otra nii-öelda importida, siis tema võrdlebki odra hinda versus siis maisi hinda või siis söödanisu hinda. Nii et kui on maisi palju turul, siis on
teravilja hinnad jätkuvalt selle tõttu ka surve all. Ja Euroopa toodang näiteks on sellel aastal ka 11 miljonit tonni rohkem. Ja kui Euroopa sellel aastal näiteks importis väga palju Ukrainast, siis sellel aastal see import on palju väiksem. Ja kui vaadata sojapilti, siis siin ka midagi väga häid uudiseid ei ole, sest 40 miljonit tonni rohkem prognoositakse siis soja kui sellel lõppeval hooajal. Laoseisud on enam-vähem samal tasemel, mis selle hooaja lõpuks. Ja muidugi soja kindlasti mõjutab meie rapsi hinda ja seda me oleme ka nüüd näinud, et nii nagu see raport välja tuli, ka rapsi hind on omakorda jälle alla tulnud, nii et kui me vaatame nüüd ka graafikutelt, siis me näeme tegelikult, et nii soja hind on jätkuvalt langustrendis ja kui me võtame siia kõrvale rapsi graafiku, siis ka rapsi hind on jätkuvalt languses, et ta on turu mõistes ikkagi ülehinnatud. Jah, ka rapsi hind kõigub, tema kõikumise vahe siin, kui me Matifist räägime, on siin 400 ja 440 euro vahel. Praegu me oleme languses, nii et kohe siin puudutame jälle 400 euro piiri Matifist, nii et täna muuga hinnad on alla 400 juba. Jah, et kui vaatame nüüd reaalhinna graafikut, mis hinnad siis rapsi hinnad muugal on teinud, siis tänasel hetkel mai keskmine veel on veidi üle 400, aga tõesti eilne päevahind oli ikkagi alla 400 ja tundub tõesti, et me liigume ikkagi sinna allapoole veel. Ja kui me vaatame nüüd viimaste aastate saake siin alates 2016 ja nende hindasid just siis, kui nüüd see sõja-aastad ja sõjamõjud välja jätta, siis ja arvestada, et soja tuleb üsna tugevalt, ka rapsiga ei ole mingeid nähtavaid probleeme, siis praegusel hetkel ikkagi USA-gi hind on üsna kõrgel, võrreldes just nende aastatega, kus tegelikult probleeme just saakidega ei olnudki ja hinnad olidki seal 300-400 vahepeal. Nii et mulle tundub, et me liigume sinna poole. Saame näha, kas see nii ka on, aga kõik märgid hetkel vähemalt seda näitavad. Nii et eks elame näeme. Jah, et eks see tähendab tegelikult kokkuvõttes saamegi öelda, et mida me ka konverentsil rääkisime, et me nägime juba siis, et tegelikult hinnatasemed ikkagi stabiliseeruvad nii-öelda nendele ajaloolistele tasemetele ja me olemegi sinna poole teel, isegi kui me oleme täna veel natukene kõrgemal. Ja, palju pole enam minna, küll, aga 50 eurot on väga suur raha tonni kohta. Absoluutselt. Hetkel. Ja tulebki silmas pidada, et ega see volatiilsuse kõikumine ikkagi meil turul püsib ikkagi, et kui me täna räägime, et hind on languses ja järgmisel päeval on see pluss 10 eurot üles, see ei tähenda, et nüüd me ainult lähmegi 10 euro kaupa üles, et tegelikult mingi moment jälle turg pöördub tagasi langusse, et see volatiilsus on ja jääb ja sellega peab nagu rehkendama. Jah, tundub küll, sest et ei ole ju arvad päevad, kus rapsi hind on kukkunud 20 eurot ja on ka tõusnud 20 eurot. Nii et need on need kohad, mida kindlasti põllumees täna peab jälgima. Et kui see tõus tuleb ja sul on tahtmine müüa, siis neid momente peab ikkagi ära kasutama. Ehk siis jõuamegi tegelikult selle juurde ikkagi tagasi, mida me oleme ka varem rääkinud ja sinu mõte on see ka, et peast nagu ära mõelda ikkagi need tasemed, millega nagu müüa ja kui ikkagi turg sinna jõuab, et siis ilma emotsioonita ikkagi mingi kogus kinni panna, mitte jääda ootama, et äkki tõuseb veel see 5 eurot või 10 eurot, sest tegelikult turg pöördub tagasi langusse. Jah, et seda kunagi ei tea, aga kui on olnud ikkagi kogu aeg langustrendis ja me täna ikkagi räägime, et on, siis neid tõusuhetki peaks ikkagi ära kasutama, kui sa tahad enne hooaega midagi kindlasti nagu müüa, sest hooajal tõenäosusega, kui kõik läheb hästi, on see hind üsna tõenäoliselt veel madalam. No praegu selline pilt on, et nii vana saaki silmas pidades kui uue saagi tulekut, et hind on ikkagi surve all ja sellepärast me nende hinna languse koridori piiridest ka räägime, et näitame ära, mis piiris siis see hind nagu liigub ja kui me võtame uuesti korraks ja nisu graafiku ette, on väga selgelt näha, et see languskoridors on ja need tipud kogu aeg jäävad madalamaks. Aga lõpetuseks vaatame korra veel ka teisi ilmakaarte, et USA ilmast juba rääkisime, vaatame veel ka, kuidas on teistes piirkondades, et tegelikult on üldiselt kõik hästi. Kui me vaatame Venemaad ja Ukrainat, siis sealt ei ole praegu midagi raporteeritud, et oleks probleeme, et kõik on hästi. Euroopa on olnud natukene kuivem, kuid ilmakaardid praegu näitavad, et ka siin on vihma oodata, nii et ka need viimased päevad, kus on tulnud ka Eestis sademeid, on aidanud ka siin tegelikult Euroopa riikides ilmastiku ja kasvutingimusi parandada. Nii et üldiselt on ka hästi. Kõik on hästi hetkel. Jah. Nii et vaatame siis edasi, mis siin juhtuma hakkab. Hoiame teid ikkagi kursis turuinfoga. Just, kõike head ja kohtumiseni. Kohtumiseni!